Tere hommikust, kallis Jumala rahvas. Tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel ja alustame koosolekut Jumala poja Jeesuse nimel. Nagu te näete, täna on jälle noorte koosolek. Mul on nii hea meel selle üle. Üks noor seisab siin ees. Juhuu! Ja. Aastad lähevad kiiresti, nagu üks ainuke päev. Hästi kiiresti. Ma tean, alles ma olin siin ees, et habe ei kasvanud üldse nagu. Ja nüüd hakkas äkki kasvama. Ja ega ma sellepärast ennast vana mehena ei tunne. Sa võid kindlasti öelda, et aja oma habe maha, siis, mis sa siis virised. Aga sellest ei ole midagi, et mõni võib ennast siis ka vanana tunda, kui ta on noor ja mõni tunneb ennast noorena, kui ta on vana. See on täpselt nii, kuidas sa ennast tunned ja kuidas sa mõtled seda maailmapilti. Minul samamoodi. Aga ma loen teile, täna teeme sellise tunnistuste koosoleku. Olete nõus? Pange ennast valmis, et kes ei ole tunnistust kaasa võtnud, siis sa saad praegu selle kaasa võtta. Sest tunnistus on sinuga kaasas kogu aeg. Võta ta tagant taskust välja, kuskilt siit tagant mõtetest. Ja köha on mind kätte saanud ja mul ei ole häält. Täna te peate valjemini laulma, kui ma laval laulan. Siis ma tunnen ka tuge nagu. Ja sellepärast, et noorte koosolekud, meil on niiviisi olnud, me oleme ikka kokku saanud, et noored teevad ja siin eelmine kord Stefan ja Lukas tegime neile nagu menüü ja see oli nagu alles eile ja juba 6 aega möödas jälle noorte koosolek ja ma magasin selle nii maha. Paljud magasime selle maha, et see kuu läheb nii kiiresti, et kui sul on muid asju ja oma rutiinide sees, siis see kuu läheb nagu liiga kiiresti. Aga ma loen ühe kirjakoha või ülgime mitu kirjakohta sõna tänasest päevast, aga see ei ole mitte tänane päev, see on eelnev juba. Aga üks selline asi, millest ma olen siiamaani nagu natukene valesti aru saanud. Ma ei tea, nüüd tõlgil on väga raske, ma väga vabandan, ma püüan seda teha hästi aeglasti nagu. Sest tegelikult meil Ukraina vene keelde tõlgitakse, see ei ole nagu Ain tegi eelmine kord väga hästi ja Ain tõlkis selle kõik ära, mis ta räägib siin ja andis tõlgi kätte ja tõlk lihtsalt luges maha, see on super. Seda peaks tegema. Aga kuna sa kuulsid, et see tuli mul ootamatult tänane pühapäev, siis ma ei ole jõudnud tõlkida mitte midagi. Ahaa, kirjakoha saame ikka seinal, on ja? Filippi 4.6. Filipplaste 4.6. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks. Tänu ütlemistega, palumises ja anumises. Pange tähele, kõigepealt on tänu. Vaata, ma võin ju Jumala juurde minna ja hakata anuma kohe, aga tegelikult siin ütleb, esimene asi on hakata teda tänama. Siis asjad hakkad kiiremini muutuma, on ju. Nii, ma võib-olla, kui meil tunnistuste aeg tuleb siin, et äkki ma täna siis hommikul seda pikki juttusi ette ei räägi, aga ma loen selle kõik ära, et ma siis kui pärast tunnistuste osan, kui Leevi ja kes siin edasi Kaie ja Gert annavad mulle natuke sõna, siis ma võin seda natuke veel lahata. Ja nüüd ma loen selle koha siis. Muretsemine on kaasaja needus, kuid see pole uus asi. Jeesus räägib piiblis jooksvalt muretsemisest, stressist ja hirmust. Oma õpetustes on ta neid teemasid korduvalt puudutanud. Matteuse evangeeliumis 6. peatükis on kirjas. See on siis Matteuse 6, 25-27. See on nüüd teine kirjakoht, mis ma loen. Kuulake, mis siin muretsemist räägib. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast. Ja nüüd tuleb koma. Kas siin seina peal on näha? Ei ole. Ma sellepärast nagu räägin, et siin on huvitav, siin on kirjavahe märgid pandud. Et ma pärast natukene räägiksin sellest kirjakohast. Jeesus on tee, tõde ja elu. Õige. Amen. Mattuse 6, 25-27. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast. Näete, ja siis peale seda on koma kohe. Ahah.
Nüüd ta räägib alles söögist ja joogist. Kõigepealt ta räägib hingest. Kui me sööme ja joome, siis me ei täida ju oma hinge, eks ole? Need on 2 eri asja. Hinge täitmine on midagi muud. Jumala sõna, laulud, emotsioonid. Ja keha täitmine on söömine, joomine ja riided. 2 asja. Ja ma siiamaani arvasin, et ta räägib ühest ja samast asjast. Ärge muretsege, mida süüa juua. Jumal annab nagu linnukestele. Ma olen näinud selliseid inimesi, kes niiviisi on elanud. Ja nad küsivad kogu aeg raha teiste käest. Sest nad arvavad, et ei peagi mitte midagi tegema. Me peame olema nagu linnukesed, sest Jeesus ütles, vaadake, lähme edasi. Mis ta siis räägib? Nii, mul kadus tekst seest ära, aga teil on kindlasti olemas. Vaatame edasi. Ärge muretsege hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, Vaata, kui neid komas öelda, siis saad nagu aru, ta räägib täitsa erinevatest asjadest. Ärme muretse hinge pärast, ja siis räägib ka ihu pärast. Nii. Millega riietuda? Eks hing ole enam kui toidus. Nii. Hing on hoopis enam kui toidus. Ehk siis, need on 2 eri asja. Nii, lähme edasi. Ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Nii, ma siin lõpetan. Ma vaatan, kui pärast antakse mulle ka sõna, siis ma loen edasi. Tänu Jumala. Ärme muretseme. Ma tahan täna just rääkida, et me ei muretseks. Muredest prii, muredest vaba. Aga ma proovin oma häälega võtta tuurid üles ja hääled üles. Me võime tõusta, kes võib istuda. Täname Jumalat, kiidame Jumalat. Isa, ma tänan sind. Meie kallis Jumal, ma täname sind sinu imelise armu eest, et me võime olla siin selles paigas ja kiita sind ja kuulda sinu sõna. Jumal, me võime teenida sind, me võime laulda sulle ülistuslaule. Isa, me täname sind, et sinu käest tuleb kõik hea and, nagu sa ütled, täiuslik annetus. Sinu juures ei ole muutust ega varjutust ja varju. Isa, me täname sind Jeesuse nimel. Amen. Võtame mõned lihtsad laulud. Mul täna abiväge siin üleval lava peal ei ole. Maailma valgus. Maailma valgus, sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Maailma valgus. Maailma valgus, sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Sind kuningas ma nii kõrgele tõstan, auline taevas ja maa. Maa peale tuli
sest meid armastasid, selle eest ülistan sind. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti pea. Iial mõista hinda, mis maksid mu eest risti pea. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Kummardavan inglin sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglin sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Troonid jätame
sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Päeval öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma. Armastuses tegid tee meil, astuda võin sinu ette ma. Sinu armus mitte miski lahutada enam mind ei saa. Armastuses tegid tee meil, astuda võin sinu ette ma.
sinu armust. Mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, sinu trooni ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma. Ja ükskord veel. Sinu palge ees, Issand, sinu palge ees, sinu palge ees, sinu trooni ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma, seisan ma, seisan ma. Ma korraks räägin ühe väikse tunnistuse, mis mind puudutas. Jätka, vaikselt mängime ja lähme selle refrääni juurde pärast tagasi. Aga see, kui me laulame sinu palge ees, siis korraks, ma ei tea, võite istuda. Ja võib-olla jäämegi istuma, aga Aivar veel jätkab. Chris Blackaby rääkis siukse näite ja ma ei ole siukest asja kuskil kuulnud. Ta luges piiblist, et meid on pandud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Me istume sõna otseses mõttes, me oleme Jeesuse sees ja me oleme Isa paremal käel seega. Sest olete neid kirjakohti lugenud, eks ole. Ja ta võttis seda, ta on siuke sõnaline mees või siuke literaalne, et kui sõnas on nii kirjas, et mina olen Kristuses ja mind on pandud istuma mind on paigutatud taevasesse olukorda, et siis see nii peab olema. Ja ta mõtles, kuidas ma saan praktiseerida seda, et ma siis olen taevas või kuidas ma seda siis nagu välja elan. Ja ta hakkas mõtlema siukse asja peale, et ta ostis endale ühe vaiba ja ta mõtles, et okei, ma olen siin oma toas, et teeme nii, et see vaip on taevas ja see, mis ei ole vaiba peal, see on nagu maa. Ja siis ta tegi siukse harjutuse, et okei, ma astun selle vaiba peale, nüüd ma olen taevas. Sest see reaalsus on ju reaalne kogu aeg, aga meie mõistus nagu vaidleb vastu, eks ole. Ja tegi siukest väikest eksperimenti, kui ta siis siseneb, siis ta kujutab, kuidas ta läheb läbi Jeesuse selle vahevaiba, eks ole, mis on lõhki käristatud, ta läheb sealt läbi Jeesuse kaudu ja astub siis sinna trooni ette ja on seal, siis astub tagasi, siis tegi uuesti, kujutab ette, et on Isa trooni juures, ta on Isa paremal käel, inglid on ümber, see klaasmeri, kõik asjad enne, nii nagu ilmutus seda kirjeldab, parim info, mis meil on, eks ole. Ja mõtleb, et see peab olema reaalsus, sest sõnas on nii öeldud, see lihtsalt peab olema. Ja tegi niimoodi mitu korda. Ja siis endal on siuke imelik tunne, et mul olen taevas ja mõtlen, et aga mul jäid poest munad ostmata või piim jäi ostmata. Siis mõtlen, okei, ja siis ma mõtlen taevas sellest, et mul jäid asjad ostmata. No mis seal ikka, panen kõrvale. Ja kui ta oli niimoodi paar korda ära teinud, siis talle tuli telefoni sõnum. Hei Chris, ma nägin sind taevas. Tema ise oli Austraalias ja keegi Inglismaalt saatis talle sõnumi, et ma olin palves ja ma nägin sind taevas. Ja see oli paar minutit oli ajavahe seal nagu nii-öelda siis. Ehk tema ei tundnud midagi, ta ei kogenud midagi, aga reaalsus oli midagi muud. Ja keegi teine nägi seda. Et me ei peagi elus palju kogema, võib-olla nii-öelda sellest, mis on, kuidas ma ütlen, me tahaksime tunda kõiki asju, aga see ei ole oluline. Oluline on see, mis on faktid, mis on tõde. Ja ta sellest samast asjast, ta läks, sellel õhtul oli noorte õhtu, ta läks oma koguduses Nortekale ja ta rääkis sellest siis noorte pastorile, kuule, mul oli täna siuke huvitav kogemus, ma võtsin seda sõnaliselt, tahtsin seda kuidagi rakendada ja siis tuli see sõnum, et sulle sain selle kinnituse. Ja siis see noorte juht oli nagu vau, väga lahe, et proovime seda koos.
ja nad samamoodi, et okei, siin on see joon ja nad koos astusid siis üle ja nad siis tegid seda koos, seda sama nagu väikest harjutust, ütleme niimoodi. Ja seal oli olnud siuke palveosa lõpus ja üks tüdruk oli saanud väga tugevalt pühavaimult puudutatud ja oli seal maas pikali. Mingi 1,5 tundi või midagi oli seal pikali lihtsalt taevastes sfäärides. Ja nad siis ka harjutasid, tegid mitu korda, siis uuesti natuke oled, siis hakkad mõtted laiali lagunema või laiali vajuma, astus tagasi uuesti ja siis kui see tüdruk nagu siis üles ärkas sealt, siis ta ütles, et nimeliselt, et ma nägin sind ja sind, te tulite taevasse, tulite nagu online ja läksite offline jälle, tulite sisse, läksite tagasi. Et ühesõnaga, ja see oli lihtsalt, see ei olnud mitte midagi muud kui lihtsalt teadvustamine, et ma olen, kus ma olen ja kes ma olen. Ja tegelikult kogu meie siis, Jumal ei kutsu meid nägemisse, ta kutseb meid uskumisse ja me ei pea tundma. Täna hommikul ka ma ei pea tundma suurt tungi ülistada, aga ma tean, et see on tõde. Ma tean, et enamus laulud nendest ju deklareerivad tõde, kes me juba oleme. Lihtsalt küsimus ei ole selle, Jumal ei vaja seda, Jumal ei vaja meeldetuletust, kes ta on, Jumal ei vaja meeldetuletust, kes meie oleme. Meie vajame seda. Meie oleme need kiired unustajad enne. Nii et selles laulus oli nii palju lihtsalt fakte nagu meie kohta, et julgelt tulla võin sinu ette, ma jätan maha süü ja häbi, sest Piibel ütleb, et ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses ja nii edasi, on nii. Et ma ei tea, võtaks terve laulu, lähme uuesti ja istume, hoiame silmad kinni, võib-olla ei laula neid sõnu kaasa, võib-olla lihtsalt noogutad või nagu nõustud oma südames, jah, see on nii. Ma otsustan alistuda, ma otsustan lõpetada vastu vaidlemise ja õigustuste toomise, miks mina ei kvalifitseeru, ma ütlen jah, Jeesus. Ma ütlen jah sulle, Jeesus, täna hommikul. Lihtne. Okei, lähme ühe ringi veel, võib-olla natuke rahulikumas tempos, ükskõik, saad aru, paneme selle nagu vormi maha, see vorm ei ole tähtis, ei ole vaja tõsta käsi, Piibel küll ütleb, tõstke käsi, aga teeme lihtsalt teistmoodi tegemise pärast, et meie hing võib-olla kuidagi haaguks sellega uuel viisil. Lihtsalt proovime. Ärge tehke midagi, lihtsalt olge nõustuge selle sõnumiga ja noogutage oma südame nagu, või laulge kaasa, tehke kuidas tahate, aga ärge tehke nii nagu tavaliselt teete, et oleks teistmoodi. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hing. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, seisan ma. Seisan ma sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, seisan ma, seisan ma. Armastuses tegid tee meil, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa.
armastuses tegid tee meil, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma. Sinu palge ees, sinu trooni ees, sinu trooni ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma. Ja ükskord veel. Sinu palge ees, sinu trooni ees, sinu trooni ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma, seisan ma, seisan ma, seisan ma, seisan ma, seisan ma. Aitäh sulle, Aivar. Ma võtan võib-olla siit sujuvalt selle asja kohe üle. Et siin alguses oli vaatame, kuidas tänane kujuneb. Et valmistasin midagi ette. Vaatame. Nii. Kõigepealt siis ma alustame sellest, et Jumal on sõna. Jumal ilmutab ennast meile sõnana. Ja ma ei mõtle mõtlen, et see on see, kes ta on ja see on ta ühesõnaga, ta on nähtamatu sõna. Johannese 1.1 ütleb, et alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. See on Jeesus ja isa on üks, eks ole, siis talle räägib sellest läbisegi. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema on kõik loonud. Võtame sealt sammu veel kaugemale. Ta hoiab kõike koos oma sõna läbi. Te mäletate keemiatunnis, eks ole, või kuskil sul on seal prootonid ja nende ümber on elektronid ja nende vahel on tohutult tugevad jõud. Tohutud jõud. Tuumaenergia on võimas, on. Lihtsalt kui sa ühe prootoni sealt eraldad välja, siuke energia valandub. See on uskumatu, mis 1 grammi ainega annab teha. Ja see, et ma olen vahel mõelnud, et miks? Et kui prooton ja elektron, et peaksid tõmbuma, miks see asi kokku ei kuku? Et ta peaks ju sinna tuumale siis liginema ja siis kokku kukkuma, aga ei kuku. Ja ma väidan, et see on sellepärast, et Jeesus hoiab molekule koos oma sõna mõjul. Ehk on ju öeldud, kes olles tema kiirgus ja tema olemuse kuju ehk Jeesus on täielik peegeldus isast, eks ole.
ja kandes kõiksust oma väesõnaga, eesti keeles ütleb niimoodi, aga inglise keeles ütleb minu meelest natuke selgemalt, et ta hoiab kõike koos oma sõnaväes. Et tema on sõna ja ta oma sõnaväes hoiab kõike koos. Ja sealt edasi see läheb palju personaalsemaks. Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Ehk me oleme paika pannud, et Jumal on sõna. Nii, ma mäletan ühte, kas sa võiks natuke maha võtta, see kumiseb minu jaoks natuke või te kuulete, ei ole liiga palju või? Vot, mäletan ühte vana naist kogudusest, Irmelit, kes alati tuli ja rääkis, tuli minu juurde, käis kõigi juurde ja rääkis siis täie nagu põnevusega, mida Jumal, nagu mis tema elus toimub, mida Jumal, mis sõnast ta nagu praegu kinni hoiab, mis on see värske asi tema jaoks praegu. Ja tal iga nädal, kogu aeg oli uued asjad. Käisime seal vahepeal nädala sees kuskil midagi paigaldamas seal kogudusehoones ja siis jälle ta tuleb ja räägib pool tundi nagu trr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 
seda sõna sealt välja ja nagu nii julgelt või isegi võib-olla arrogantselt rakendab seda endale. Ja lihtsalt teab, et see on nii. Ja et kuidas ta teeb? Et minu enda siis palveelu nägi või nii-öelda kogu see usuelu nägi väga teistsugune välja, et Jumal, ma lähen reisile, kas sa please kaitseksid mind? Ei tea ju ka täpselt, kas ta üldse tahab seda teha. Okei, ta kindlasti suudab seda teha, selles ma ei kahelnud. Ta kindlasti suudab seda teha, ma tean, et on kõik võimas. Aga kas ta tahab, eriti tundes mind, vaadates mind, eks ole, kõike, mida ma eelmine nädal tegin, kõik asjad, eks ole, kõik see komplekt. Et kas ta tahab? Rääkimata sellest, et Jumal, kas sa tahaksid mind terveks teha või midagi sellist. See on alati nagu seal see kas sees, eks ole. Me ei kahtle, kas ta suudab, aga me ei tea, kas ta tahab. Et kas ta tõesti teeks seda minu heaks või kas ma väärin seda või kas ma ei vääri seda või tuhat valet on kohe peas. Ühesõnaga, piiblis on hästi palju tõotusi, hästi palju mustvalgeid ja selgeid fakte Jumala kohta, meie kohta, tema rahva kohta. Aga ma kuidagi ootasin, et Jumal kuidagi ise kinnitaks või kuidagi ütleks, et nüüd see on sulle, vaata, võta nüüd see ja hakka seda siis nagu tegema. Ja ma ootasin ja siis ühesõnaga ootasin, et ta päriselt, et ta kuidagi siis eriliselt tõstaks mingi asja mulle esile või nii nagu pastor räägi, et mul läks see lahti ja see nüüd värk-särk on ja siis ma hakkasin seda tegema ja ma ootasin ka, aga et ta kinnitaks oma sõna ja tõotusi enne, kui ma siis päriselt all in lähen või seda usaldan või usun või midagi. Aga kuna Jumal ilmutab ennast nähtamatu sõnana, siis põhimõtteliselt ta küsib meilt, kas sa võtad seda tõsiselt, mis ma juba olen öelnud, seda, mis ma juba olen kirja pannud, kas sa armastad mind sellena, kes ma olen. Me tahaksime teda nagu vormida kuidagi millekski muuks. Mõnikord Jumal annab mingi sõna. Eelmine nädal ma lihtsalt jalutasin siin mööda tänavaid õhtul vahel pimedas lähen. Ja siis küsisin, ma ei tea, Jeesus, mis sa täna minu kohta ütled? Ja ma enam ei küsi nii palju, mis ma peaksin tegema, vaid küsin nagu nii-öelda olulisemad küsimused on nagu, kes sina oled, kes mina olen. Ja ühesõnaga. Ta lihtsalt ma ei küsinud spetsiifilist, ta lihtsalt ütles, et sa oled julge. Ja see on, ma ei näe ennast niimoodi. Ja sellepärast ongi vaja, et nagu nüüd ma tean, mis on praegu nagu fookus, vaata.
et ta räägib asju otse kui olevaid, kuigi neid veel ei ole. Kui saate aru, mis ridade vahel siin oli. Et ma ei tunne niimoodi, aga ma tean, et see on tõde, sest tema ütleb nii. Ja see ei ole tõde, see ei ole faktiliselt tõene võib-olla praegu, aga see on tõde, sest tema ütleb nii. Ja kui tema ütleb nii, siis nii on. Anyway, mõnikord annab mingi sõna või pildi või mingi asja, millest kinni hoida, aga teistel kordadel saan ma ise võtta lihtsalt piiblist lugeda ja kui mingi asi sealt nagu, ma saan aru, kuule, siin on kogu aeg see kirjas olnud, ma pole seda siiamaani sellega mitte midagi teinud, aga see on nii mustvalgelt öeldud, siis see on samamoodi. See hetk, kui sa seda avastad lihtsalt sealt, see ei pruugi üldse nagu midagi erilist tunnet seal olla, aga kui sa avastad, et nii on öeldud, kas või see näide, mis ma tõin, eks ole, selle Chrisi kohta, kuidas see siis lihtsalt sai aru, et mind on asetatud taevasesse olukorda, kuidas see täna päriselt nagu mulle kättesaadav on ja kuidas see päriselt rakendatav on. See lihtsalt läks ta lihtsalt hakkas mõtlema selle peale, see muutus tal oluliseks, see juba ongi nagu Jumal nagu õhutab neid asju ka üles meie sees niimoodi. Erineval viisil, ühesõnaga, me ei pea ootama mingit erilisi, ma ei tea mida. Me vahel ootame, aga me saame mõnda asja isegi teha. Lihtsalt võtta lahti sõna ja otsustada, et mis iganes siit tuleb. Ma rakendan seda. Nii, ühesõnaga, Jeesus tuli ja sõlmis uue lepingu. Uus testament. Mida tähendab sõna testament? See põhimõtteliselt see on pärandus ja see on leping. Ja meid on kutsutud uude lepingusse ja sellel lepingul on kohustused ja teise poole kohustused, võime nii öelda. Mulle tundub, ma olen selles teekonnal nagu suht alguses, mulle tundub, et meie poole seal on mõned read ja teisel pool on siis paks raamat. Meie pool on, Uus testament on siis täis meiepoolseid, neid on üks nagu fraas, mis igalt poolt läbi käib. Kristuses. Kui sina oled Kristuses, ja see on ainuke tingimus. Ma ei ütle, et see on alati nagu lihtne, vaata, aga et seal ei ole nagu, see süsteem ei ole keeruline. See süsteem peab olema, kui süsteem on nii keeruline, et ainult eriti targad saavad sellega hakkama, siis me saame millestki valesti aru, sest evangeelium on kõigile. See peab olema kõikidele ühiskonnakihtidele, kõikidele hariduskihtidele. Täiesti harimata inimene peab ka saama evangeeliumist aru. Nii et kui me teeme ta keeruliseks, siis me läheme eemale sellest nagu kesksest asjast. Nii et ühesõnaga, selles lepingus siis meie osapool on, et me peame püsima Kristuses. Ja siis on nii palju tõotusi, mis siis on Uues Testamendis, mis rakenduvad, kui me oleme Kristuses. Jeesus siis tõi selle uue lepingu, ta pitseeris selle ristil oma verega ja ütles, et see on lõpetatud. Oma kalli verega ta ostis selle lepingu meile, et tema ise allkirjastas mõlemad pooled, muide. Kui Abrahamiga vana leping tehti, siis ka Jumal allkirjastas mõlemad pooled. Mäletate, kui seal tuli käis läbi selle pooleks lõigatud ohvri liha. Abraham pandi lihtsalt magama selleks hetkeks, kui oli lepingut vaja sõlmida, sest Jumal teadis, milline inimene on. Ta tegi selle nagu enda headusest ja endaga põhimõtteliselt. Okei, siin ma kaldun kõrvale, vabandust. See on las olla. Aga Jeesus ütleb nüüd selle nagu siis uue lepingu, Uue Testamendi oma sõnade kohta. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Mattuses, eks ole. Nii et see on väga kindel värk. Nii et kuna kõik on lõpetatud,
mineviku vorm. Jeesus lõpetas kõik ristil, täitis kõik seaduse nõuded ja andis meile oma õiguse, oma usu, siis meie asi on sellega nõustuda ja mitte targutada vastu, kuidas öelda. Ühesõnaga, enamus asju on siis Uues Testamendis enamus asju on öeldud mineviku vormis, mitte kelleks me saame, vaid kes me juba oleme. Ja nüüd siin tuleb väike siis meie enda hinges, ma rääkisin eelmine kord ka seda korraks, aga ma kordan selle üle. Meil tekib siis väiksed käärid, et mis on tõde ja mis on faktid. Fakt on see, et ma ei ole väga julge praegu. Ma olen jube kaalutlev, ühesõnaga, igas nagu ma tean ennast. Ma ei nii-öelda faktiliselt ei ole, aga tõde on see, mida Jeesus ütles ja see saab nii olema. Tõde ja faktid. Ma tõin eelmine kord selle näite, et tõde on see, et ma ei kannatage minuga, ma saan varsti oma mõtted jälle poole. Näiteks selle vanuse kohta tõin, eks ole, näite. Mul tuleb kohe varsti sünnipäev. Fakt on see, et ma olen hetkel 36 ja see fakt muutub juba sel kuul. Et see, et midagi on praegu sellisel viisil, nagu ta on, ei ole permanentne, see ei ole fataalne, see ei pea olema jääv. See, et ma hetkel ei ole julge, see, et ma mis iganes. See, et ma tõin selle päikse näite, eks ole, et päike on, et kui meil on pilvine ilm, siis see on hetke fakt meile, aga 10 minuti pärast ei pruugi olla enam, see fakt võib muutuda, 10 minuti pärast juba võib paista päike. Tõde on see, et päike paistab alati. Aga lihtsalt meil on pilvekiht vahel ja see on ainult ajutine konditsioon, see saab muutuda. Nii et minu jaoks nagu, kui ma sain sellest tõe ja fakti erinevusest aru, siis minu jaoks enam ei ole niisugust kraapivat konflikti siis selle vahel, mida Jeesus ütleb minu kohta, mida ma saan selgelt välja öelda, et ma räägin siis tõde esile, kuigi seda veel nagu ei ole, kuigi ma veel seda ei näe. Ehk minu jaoks pole seda suurt konflikti enam, et ma ju räägiksin valet, miks me elame vales, eks ole, umbes, et hakkan deklareerima, et ma olen terve, arst räägib seda, ma ise näen, tunnen seda, et mulle tundus see kunagi nagu imelik asi, et kuidas inimesed niimoodi teevad ja see on ju küsitav, kas me peaksime niimoodi endale siis valetama, eks ole, aga seda konflikti minu jaoks enam ei ole, sellepärast, et ma eristan tõde faktidest. Ehk ma ei eita fakte, aga ma pean tõde kõrgemaks. Saate aru? Nii. Ehk see tehniliselt on nagu usu definitsioon. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Ehk siin on täpselt seesama tõde versus faktid, eks ole. Nii. Mõni mõte veel. Kui me võtame nüüd ühesõnaga, me ei saa päris suvalisi asju võtta, sest isegi kui need on nagu siis sõnas selgelt öeldud, et meil pole nagu vastu argumente otseselt, aga meie kuklas hakkavad tööle nagu muud mehhanismid, muud siis nagu tegelikud uskumused enda kohta. Et miks Jumal peaks mind tervendama või miks Jumal peaks miks ta peaks seda või teist minu heaks tegema. Ma olen ju selline, ehk häbi, süü, igasugused, ühesõnaga, uskmatus siis erinevatest kantidest
siis tahab ära lõigata selle. Ehk kui siuksed asjad tulevad, mis meil see tuleb meil kõigil, keegi ei ole sellest immuunne, kui siuksed nagu vastuargumendid meie peast tulevad, siis me leiame, siis me saame sukelduda piiblisse ja uurida, mida piibel nende valdkondade kohta ütleb. Ja vahel on nii, et ma hakkan nagu siis mingit ühte asja uurima, selle käigus ma avastan mingi muu asja ja mingi muu nagu vale saab adresseeritud. Nüüd, kui me tahame, et midagi muutuks, siis me ei saa hakata jõuga ennast väänama kuhugi poole. Ainuke asi, mida kristlane saab teha, on programmeerida ennast nagu uue tõega. Ehk on see roomlastes, kus ütleb, et meie ülesanne on uuendada oma meeli. See on ainuke asi, mis me teha saame. Kirik püüab nii-öelda siis traditsioonilises mõttes anda meile vormi, et võt, umbes nii peaks käituma. Ja siis me oleme halvad puud, mis kannavad halba vilju, aga kes on usinam nende halbade viljade ära noppimises, et mu puu on enam-vähem kena. Et umbes niimoodi, et püüame hoida tagasi halbu käitumisi, saate aru, mis ma mõtlen. Aga tegelikult see, mida Jeesus ütleb, on, et mina olen sind armastanud, ma olen sind kutsunud, mina olen sind valinud nimepidi, sa oled minu oma, sul on kõik, mis on mul, kõik, mis on minu, on sinu, ja tal on õigus, rõõm, rahu, pühas vaimus, see kõik kuulub sulle kohe stardipaketina. Need asjad ei tule siis, kui me saavutame mingi leveli, need asjad ei tule siis, need asjad on sul kohe olemas, lihtsalt me ei tea seda ja sellepärast need nagu ei aktiveeru. Nii et see hetk, kui sa saad aru, et ma olen temas ja tema on kuningriik, temas on õigus, rõõm, rahu, pühas vaimus, see on mul, see on praegu. Nii et ühesõnaga, kui tulevad need vastuväited, siis me saame uurida, mida sõna juba ütleb nende valdkondade kohta ja hakata nendest tõedest kinni ja hakata neid endale nagu sisse sööma. Taavet mediteeris päevad ja ööd. Jumala sõnal, see oli temale, ta nautis seda. Ta reprogrammeeris ennast, ta mõtiskles sellest, kui hea isa on ja tal oli Vana Testamendi kohta uskumatult teistsugune ilmutus isast. Vaadake, kui see on kõrvalepõige, kui ta võeti kinni, mingisugune ta oli teise kuninga käes seal, äkki see oli, ma jään sassi, äkki see oli ta pidi valima endale karistuse, et kas ta satub mingite, ma ei tea, amalekid või mingi vaenlase kätte või ta satub Jumala kätte nii-öelda ja ta ütles, et neid ma ei tea, mis nemad teavad, aga ma tean, et Jumal on armuline. Ja ta valis selle, kujutage ette, Vanas Testamendis oli tal selline ilmutus isa südamest, et isa on nii hea. Ja ühesõnaga olulised küsimused on, et kes on isa, kes olen mina ja sellest nii-öelda tuleb kõik välja ja sellest nii-öelda sellest tulevad ka kõik muutused. See on hämmastav. Mul ei ole neid nagu kogemusi väga palju, aga lihtsalt see moment, kui mu süda enam ei vaidle vastu mingile asjale, siis plõks on muutus on toimunud. Ja ma mõtlen uuel viisil ja ma enam umbes nüüdseks siis peaaegu 3 aastat tagasi ma hakkasin kuulama seda Chris Blackevi jutluseid järjest. Ma sain üks sõbranna saatis, et kuule, Mariaga suhtlevad, ta nägi, et ma olen puntras oma nende küsimuste ja asjadega ja ei saa kuidagi liikuma. Saatis ja siis see on olnud ma olen 3 aastat kuulanud põhimõtteliselt nagu ühe mehe jutlusi. Kui keegi inglise keelest aru saab, kuulake Chris Blackevit, üli värske hea ilmutus. Ta lihtsalt, ma kuulasin 2 nädalat järjest, me olime Tartus see aeg. Ja sõites järjest kuulasin ta jutlusi, tagasi tulles seal koha peal ja ühel hetkel lihtsalt ma tean, tõde jõudis minuni, ta nagu järjest kiskus maha neid valede barjääre nagu minu südames ja ühel hetkel, kui kõik need asjad olid adresseeritud nii-öelda, siis üle paljud aastate minu südamest kadus ära hukkamõiste süüdistus
ma tean, ma enne ütlesin ka, et ma olen püha, aga see alati oli vastuväide, ma ei saanud seda kunagi siiralt, ma ei saanud Jumala eest seda nagu siiralt öelda. Nüüd ma tean, et ma olen püha, ma tean, et ma olen õigeks mõistetud. Ühesõnaga, et tõde teeb meid vabaks ja tõde muudab meid. Me ei saa ennast ise lükata siis uude vormi ja uude nagu käitumismustrisse, sel pole pointi. Me oleme kõik proovinud, me kõik teame, et see on mõttetu, aga meil on vaja tõde, meil on vaja ilmutust, uut värsket ilmutust Isast ja kui tuleb see ilmutus, siis tuleb muutus. Nii et ärme, võib-olla laseme lahti, lööme käega, laseme lahti nagu enda nagu ponnistustest ennast muuta ja lihtsalt, mis me saame teha, me saame viia ennast nagu lõkke äärde, kui me teame, kuskil on lõke. Minu jaoks on see lõke olnud praegu mitu aastat Chris Blackevi, et ma olen uuesti nagu siis läinud samad jutluste ja uute seeriate, nagu ma olen samad asjade juurde tagasi läinud, kuulanud neid üle ja lõpuks see plahvatab minu sees. Vot. Ja okei. Ma mõtlesin, ma arvan, ma sain südame pealt ära, mis ma tahtsin praegu öelda. Ma mõtlesin, eile ma pakkusin, või nädala sees pakkusin selle tunnistust asja, et see oli selline nagu asendusvariant. Ma tegelikult, ma ei tea, õhtul tuli selline mõte, et äkki me kuidagi rakendame seda või praktiseerime midagi vaikselt. Et äkki me võtame mingi hetke ja võtame oma piibli lahti, teil kõigil on, kui ei ole paberis, siis telefonist ikka leiate. Ja ma ei tea, võib-olla 15 minutit loeme lihtsalt, võtame midagi Uuest Testamendist, võib-olla midagi Pauluse kirjadest või loeme, kuni me jõuame selleni, kus on öeldud Kristuses. Midagi, mis sind kõnetab, vaata, me oleme erinevates etappides, paljud teist ei jagele samad asjadega, millega mina, enamus te olete vanemad, kui mina te olete kauem käinud. Aga loeme ja ma ei tea, otsime siis, tunneme ära, mis on see koht, nii-öelda, ma ei tea, mida võib-olla sosistada väikse palve püha vaim, aitäh sulle, et sinu lambad, nagu me oleme, kuulevad sinu häält, iga lammas kuuleb sinu häält, et sa täna hommikul aitad mul komistada õige kirjakoha otsa, millega sa tahad mind täna kõnetada. Ja võtame suvalt lahti kuskilt, loeme erinevatest kohtadest. Äkki, ma ei tea, 10 minutit, 15 minti, see ei ole ju palju lugeda nii palju. Ja võib-olla ärge vuristage ja vaadake niimoodi rahulikult. Mis te arvate, sobib teile selline plaan? Kirikus on ju lubatud lugeda. Tänks muusika tuli ka. Siis me ei kuule teiste köhatusi, saame natuke sisse minna, natuke kaduda ära. Ja tehke julgelt märkmeid, joonige alla, mis on oluline, nagu engage'ige selle sõnaga.
kui teil piiblit kaasas ei ole, aga teil on nutitelefon, siis te saate endale installida piibli äpi. Et te kõik saate ikkagi lugeda.
No nii. Siuke mõnus rahulik olemine on siin. Naudite. Ma jõudsin lambist kohe 2. Korintuse 5:16. Ei, 5:18. 17 ikka. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vaata, vana on möödunud. Vaata, uus on sündinud. See on minu meelest ülihea. Ma ütlesin, et otsige neid, mis ütleb Kristuses. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siin on see tingimus enne. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Nii et kõik, mis ise mõtled, pole võimalik, see kõik on võimalik, sest sa oled uus loodu. Sa ei ole enam see vana mina. See vana on ristimises maha maetud. Nii et ma jõudsin sükse kohani, väga lahe koht. Ja üks teine lihtsalt natuke seotud asi, see seondub väga hästi sellega, mis ma enne rääkisin. Korintlaste 3:18. Aga meid kõiki, kes me katmata palgiga vaatame issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Nii et me peamegi vaatlema selle sisse, vaatlema, kes isa on. Me peame vaatlema, me peame nagu tungima sellesse, et kes ta on, mida ta tunneb minust, mida ta mõtleb minust, kuidas ta tunneb, miks ta teeb midagi. Kui me vaatleme teda, siis meid muudetakse selle käigus. Nii et meie asi on imetleda teda, täita ennast tõega. Tema ongi tõde. Kui me imetleme tõde, siis see tõde ju saab rohkem ja rohkem osaks meist ja üheks meiega. Nii et meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Nii. Kas keegi tahab võib-olla jagada? Veel. Ma jagasin, mis ma praegu leidsin. Või milline jõudsin, ja see on... Aga kas keegi tahab jagada? Mis talle täna kas esile tõusis tekstist või... Mul on see asi, mis ma kunagi kirjutasin üles, aga praegu, kuna jutt tuli Johannese evangeeliumist, siis ma võtsin lahti selle ja ma lugesin mitu peatükkiga kohe 10. peatükis Johannese 10 ja 25b, nagu sealt tagapool. Jeesus vaidleb nagu juutidega, juudid vaidlevad õigemini Jeesusega, et kes sa selline oled, Jeesus. Ja siis siin on head argumendid ka neile, kes räägivad, et me peame ainult Jumalat tunnistama, me peame ainult Jehovat tunnistama, siis siit tuleb välja, et tegelikult me peame Jeesuse tunnistajad olema. Jeesus ütles ennem, et mina olen ainult uks, kes on enne mind tulnud, on vargad ja röövlid ja kes tulevad peale mind, on vargad ja röövlid ja mina olen ainult uks, kes leiab minu, käib sisse välja, leiab hingamist ja mina annan igavese elu ja siis juudid said vihaseks, et kes sa selline oled, et sina annad. Abraham on surnud ja kõik usuisad on surnud. Ja Jeesus ütles, et jah, enne kui nemad üldse olin mina. Ja nii edasi. Aga siis ma leidsin 4 asja. Johannese 10:25b ütleb, et teod tunnistavad minust, et mina olen nagu see, kes annab elu. Siis Johannese 8:14 ütleb, et ma ise tunnistan iseendast. Ja Johannese 8:18 ütleb, et Jumal tunnistab minust, ehk siis Jehova on Jeesuse tunnistaja hoopis. Hoopis seda pidi käib asi. Ja veel Johannese 8:54 ütleb, et Jumal ülistab Jeesust. Ma ise ei ülista ennast, aga isa ülistab mind. Et see on huvitav, et ainult läbi Jeesus on võimalik nagu leida tee või pääseda nagu.
kindlasti on strateegiline niisugusel hetkel panna pilk maha, et kindlasti tekiks silmsidet koolist, eks ole, nipid. Aga kui te lugesite, kui tuli midagi, siis võib jagada. Ei pea. Ma midagi leidsin vist, et mul küsisin, nagu sa ütlesid, jah, et siis mul tuli pähe mõte Filemoni kirja lugeda. Ja no see nagu enam-vähem läheb, eks ole, et kas ta tegi? No, ma sain aru nii, et Filemoni, see on 1 peatükk on ja 6, et ma palvetan, et su usuosadus aitaks sind kõige head tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes. Ma nagu kuidagi saan, mulle tundub, et see on ka nagu kuidagi Kristuse ees, on ju. Et usuosadus Kristuse ees aitab tunnetamises. Võib nii lugeda, on ju. Siis 9 oli, 8-9, Paulus räägib, et palve siis Onesimuse eest. Et seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuse ees sind käskida, mis on su kohus, ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Ehk no mulle see ütles, et võiks öelda karmilt, aga Kristuse ees ma ütlen leebelt, armastusega. Huvitavad väiksed detailid, mis tekstist välja toovad. Siis Tallinnas käisid meie inimesed. Tallinnas käisid Taavi või Jana. Evangeelne värk või Tallinnas, eks ole. Ma ei tea, kui tahavad rääkida. Kui tahate jagada, kes käisid? Jah, ma ei tea. Võib-olla lähme sellega, kuna Aivar mainis enne tunnistusi, et muudame siis natuke teemat. Mis kellani meil muidu, mis siin tavaline aeg on? Ma ei taha, et kõik vasakule ja paremale vaatavad, kohvik on paremal pool. Nii, okei, siis on meil natuke aega. Ühesõnaga, me võiksime äkki siis minna tunnistuste peale, et kui kellelgi on värskelt midagi jumal teinud, ärme räägime sellest, mis toimub täna või viimane kuu, ärme räägi võib-olla ainuke tunnistus oli see, kuidas ma sain kunagi päästetud, seda me oleme juba jaganud. See on hea, see on vajalik, aga seda me oleme juba jaganud. Jagame seda, mis toimub praegu, on ju. Ja teeme nii, et kui Aivar hakkab juba nagu niimoodi näitama, et siis läks natuke liiga pikale. Ja jagame seda, mis on ülesehitamiseks. Nii. Äkki need, kes eile käisid, mis te nägite, mis te kogesite Lootuse festivalil?
päris vägev üritus oli muidugi. Palju ilusat muusikat eesti, vene ja inglise keeles. Ma otsisin täna hommikul, et äkki on sellest üritusest ka midagi üles pandud. Keegi vene taustaga inimene oli mingi osa ülistusest üles pannud, nii et midagi oli seal näha ka. Võimas oli see, et kui see inglise keeles see bänd seal ülistas, siis seal oli üks laul, mis on eestlastel ka teada, mingi ülistuslaul, ja järsku oli kuulda, kuidas saalis eestlased laulavad. Tema laulab inglise keeles ja tegelikult päris võimsalt kõik sealt selles jäähallis oli kuulda, kuidas eestlased ülistavad eesti keeles. Ja siis see bändimees, see solist seal kuulis seda. Ma ei tea, kuidas see võimalik oli, sest see müra ja see kõik see oli nii, võimendus oli nii suur, aga ta kuulis. Ja siis ta võttis selle enda osa väikseks ja lasi eestlastel ülistada. See oli vägev. Terve see saal laulis. Ja mis oli veel hästi tore, et kui Will Graham rääkis seal sellest, mida Jumal tahab, mis on tema eesmärgid ja ta tegelikult rääkis ka põrgust veidike. Ja kui ta kutsus inimesed eestpalvele, siis sinna läks tegelikult päris palju inimesi. Läks noori, läks vanu, läks päris pisikesi. Osad neist olid, kui sa vaatad neile näkku, kes liikusid sinna ette, nad olid täiesti liigutatud, nad olid väga puudutatud. See oli nende näost, nende olemusest näha. Aga samas oli ka noori, kes läksid koos, umbes niimoodi, lähme ja teeme ära. Et seda oli nii tore näha. Et ma olin seal nõustaja ja sain ka veidikene abiks olla. Ja pärast seda, kui see eestpalve ja kõik need andmed nagu koguti ära, kes olid omal patusepalve lugenud, siis läks see bänd, mängis seal edasi. Mina muidugi olin hästi kohusetundlik ja läksin bussi ootama, aga me bussijuhiga koos ootasime ligi tund aega vist veel neid kõik, kes seal veel ülistasid ja tantsisid. Ja ma ei tea, kas keegi Kalvis oli ka kauem, äkki sa oskad öelda, tahad sa rääkida, mis seal edasi toimus, ei taha? Elmo oli ka seal. Kas Elmo tahaks rääkida? Elmo oli siin kuskilgi. Et jah, igatahes see oli väga-väga hea üritus, nii et täna see kestab see üritus ja mis sealt veel tulemas on. Filmiti seda ka, nii et kuskilgi, ma arvan, peaks seda näha olema, mis seal päriselt toimus. Ma ei tea, otse pildis. Oli. Okei, ma tahaks seda veel igatahes näha. Soovitan teistele ka. Nii, tere kõigile Tallinna poolt. Nii, Siim Vaher, pole tükk aega siin käinud. Küsisin Leevi käest, et kas Ukraina teemalised tunnistused ka täna fitivad siia, et ütles, et võib. Ühesõnaga, mul lihtsalt oli nagu südames on olnud, ma Facebookis jagan ka nagu päris palju asju, kes vaatab, see näeb, see on näinud, et ütleme, mingid korrad ma tunnistanud nagu sel teemal või rääkinud inimestel, jagan nagu mõtteid või julgustanud, et on olnud arvamusi, et kas Ukrainas see sõda ja kuidas see kõik on, eks ole, ma olen sellega päris palju seotud, ma viin sinna sõjaväelastele, kes mul sõbrad seal rindel võitlevad, seal isegi Kurskis on olnud Bahmutis ja et sellised kõige kõrgema kategooriaga sõjaväelased kõige tulisemates kohtades. Et ma aitan neid, nad on mu sõbrad ja ma olen tänu sellele ka natuke nagu kursis sellega, mis seal toimub. Mitte väga detailselt, sest et nendega pole põhimõtteliselt peaaegu pole võimalik kokku saada, aga et julgustada, et mõni mõtleb, et kas see sõda nüüd seal, kõik ühed tapavad ühtesid, teised teisi. 1, 2, okei, polnud vahet. Et aitäh. Et ühesõnaga, et kui mõni mõtleb, et
ta ei oska nagu seisukohta võtta, mis see sõda siis on või kus see Jumal seal on või kus pool Jumal on. Mõned teavad, mõned saavad aru, aga ja siis kahtlejatele mõtlesin jagada paari tunnistust, et ma olen seal siis käinud ja aidanud sõjaväelasi, Facebookis teinud üleskutseid, et toedata, väga palju ei ole. Ukrainlased, mul on neid 300 on Facebookis seal Ukraina sõpru, kes on siin Eestis ja nii, ei ole, üks on nüüd annetanud, aga muidu üldiselt ukrainlased põhiannetajad on eestlased, mis on muidugi naljakas, aga nii, siis ühesõnaga olen ma 3 aastat sellega tegelenud ja neid sõjaväelasi toetanud, oleme autosid ostnud, neile seal öövaatlusseadmeid, optikat, et ennast kaitsta vaenlaste, venelaste eest, kes tulevad. Ja siis see tunnistuse koht on see, et siin mingi aeg tagasi neil venelased saatsid drooni, selle kamikaze drooni, neil hiiluks siis niisugune auto maastur selle kapoti peale, siis seal kõik lendas õhku, ise nad olid õnneks terveks ellu ja oli vaja varuosi. Nad ei saanud Ukrainast endale kapotti. Ja siis nad küsisid minu käest, et muidu väga harva küsivad üldse ise mingit abi. Küsisid, et Siim, kas sa saad vaadata Eestist või sealt Euroopast, äkki on võimalik saada hiiluksile seda originaalkapotti, et see on nagu tugev, et neil on mingit tehnikat vaja sinna peale veel panna värki. Et Ukrainas on mingid Hiina või mingid Taiwani omad, need on pehmed ja niisugune spetsiifika. Ma ütlesin, et okei, vaatan. Pole. Ja siis on nii, et ega seal neid toetusi väga tihti pole tulnud, on ju. Korraga, see oli just vabariigi aastapäev, 20. august. Ja siis ma otsisin seal dokist ja soovist ja persist näiteks seal, et ei ole, on ju. Ja korraga tuleb mul sõnum telefoni, et 200 eurot on keegi üks Ukraina mees, kes seal Tallinnas elab, on üle pannud CSU jaoks, sõjaväe jaoks, Ukraina sõjaväe toetuseks. Et see on nagu mingi jõuluime, et lihtsalt üks Ukraina 200 euri selle jaoks. Ja siis tegin lastele süüa just seal köögis ja vaatan dokist vahepeal telefonist, need vaatan, täpselt, siuke hiiluksi kapott on müüa. Täpselt 200 euri, 2 kilomeetrit minu majast. Ma jätsin söögi tegemise pooleli, ruttu käru autole sappa, tõin selle ära, sain täpselt 200 eurot, täpselt kapott ja tüüpid oli täpselt vaja. Sai viidud, kuidagi juhuse kohta oli ka, on ju. Ja teine asi oli see, mis on nagu rohkem teile läheb südamesse, ilmselt selline vaimulik teema, et miks ma seal käin, eks ole. Ma olen ise ka Jumalas olnud, et okei, ma aitan oma sõpru, sellepärast, et nad on mu sõbrad, on ju. Aitan ukrainlasi sellepärast, et need Venemaalt, me ei nimetagi neid venelasteks, nimetame katsappideks, sellepärast, et venelasi on ka häid, kes on ka Ukrainas ja on siin, kes toetavad, aitavad ukrainlasi, sellepärast ma räägin katsappidest. Et ühesõnaga, et kas me käime lihtsalt neid, kas ma käin aitan, et neid kaitsta minu Ukraina sõpru katsappide eest või miks ma seal käin. Ja kuidagi Jumal nagu pani mind, ma küsisin ka, et mille pärast nagu palvetada, et Jumal juhi mind palvetanud, ma isegi enam ei teadnud, mille pärast palvetada. Ja korraga hakkas tulema nagu, et ma palvetasin seal nende külaelanike pärast, kelle juures ma seal peatun ja käin ja Jumal paneb, et hakka palvetama, et palvekoosolekuid hakkaks toimuma. Ma ütlesin, et ma olen neile Jumalast rääkinud ja me oleme koos palvetanud ka söögilauas ja siis palvetan juba jupp aega, sellest on nüüd aasta aega möödas, kui ma hakkasin. Ja Jumal nagu juhatas palvetama palvekoosolekute pärast seal nendes külades, kus ma siis peatun, kus meil staabid on. Ja palvetasin mõni kuu juba ja korraga ma näen nagu pilti, et on ümber laua istuvad inimesed ja meil on nagu hardushetk, et üks naine loeb piiblit ja hästi vaikne on, inimesed pühalt istuvad laua ääres ja kuulavad ja siis me pärast palvetasime, ma näen nagu niisugust pilti või niisugust nagu kaadrit või ilmutust. Ja see nagu innustas mind rohkem, hakkasin selle järgi palvetama, jaa Jumal, et me võiksime selle inimestega ümber laua istuda või tänaval kätest kinni hoides võiksime palvetada, Jumal, anna et sinna tuleksid palvekoosolekud ja Jumal ikka anna ja siis, ma ei tea, mingi pool aastat üle selle läks mööda ja mulle, ütlen, et Jumal ühe tuttava, mitte isegi sõbra kaudu, ukrainlase kaudu saatis Iisraelis seda võidmisõli, vaata, mis pannakse peale, eks ole, kui haigete pärast palvetatakse. Ja tõtt öeldes ma pole ise kunagi julgenud seda osta, diakoni paber on mul justkui olemas, ma selle 4 pühis tegin endale selle diakoni kooli läbi, aga ma ei ole ennast pastoriks pidanud ega midagi, ma ei julgenud poodi minna, et osta endale seda võidmisõli, sest ma arvasin, et ma ei ole nagu, et kui saan pastoriks, võib-olla siis või küll näis, on ju. Ja siuke võib-olla vale mõtlemine, siin Leevi täna rääkis mingeid asju, aga mis iganes. Ühesõnaga, mul polnud võidmisõli ja mul oli päris palju kohti, kus tegelikult justkui oleks võinud seda kasutada. Siin mingisugused vähihäiged tuttavad ja värk, et paluti, et kõik seal ja palvetaks nende eest. Ja siis Jumal saadab ühe Ukraina mitte sõbra, aga tuttava kaudu Iisraelist. Seal on ka üks terve tunnistuslugu taga, miks just Iisraelist ja seal oli muid asju ka, sellest ma räägin teinekord.
aga saadab selle võidmisõli ja ma kelkisin ka nii Ukraina oma sõprades, et tööta äge, et Jumal saatis mulle tuttava kaudu seda võidmisõli ja telefoni teel rääkisime. Ja siis hiljem ma sattun sinna Ukraina uuesti, sinna külasse, ja seal külas on ma nimetan neid juba sugulasteks, minu üks armas sõber sugulane on lausalkohoolik, 10 aastat, 1,5 liitrit viina päevas, nad ise teevad seda samakat, eks seal viina, neil on see tasuta käes. Nii et iga päev umbes 1,5 liitrit viina. Ma ei suuda seda uskuda, et alkohoolikud ilmselt teavad paremini, et see on võimalik, aga see on ikka, näost oli ka ikka, on näha, et inimene on ikka kõvasti vaeva läinud alkoholi joomisega. Nii, katsun selle pika jutu lühikeseks kokku võtta. Ühesõnaga, me istun seal, me oleme mingi järgmine kord, kus ma olin seal jälle koos nendega seal pühapäeva hommikul juhuslikult, olime seal söögilauas, Besetkas istume, Besetka on välisöömla. Ja siis istume seal lauas, see alkohoolikust minu armas sugulane on ka seal minust vasakul, tal 5-aastane tütar süles ja ma filmisin seda muide, mul on filmitõend olemas. Nii, ja siis sööme ja siis see pereema seal Tatjana ütleb, et Siim, et oleks sul ometi see võidmise õli kaasas, et saaks seda Valentini, see armas mu sugulane, et saaks teda võida selle õliga, et siis äkki ta saab viina joomisest lahti. Ma mõtlen, et mul on see autos seljakottis olemas, väga ma võin tuua. Okei, ma siis jooksen autosse ja teepäev mõtlen, et aga võib-olla peaks piiblist lugema, selgitama neile, milleks seda võidmise õli kasutatakse, mis ta üldse on. Kähku interneti piibel lahti vaatan, mingi Jaakobuse 5.14, haigetele ja mingi kurjade vaimude väljaajamiseks, väga hea läheb. Ukrainakeelne uus testament oli mul olemas, Aivar Truu oma Gideoni ja nende ukrainakeelsete Gideoni testamentidega oli mind varustanud, nii et olgu ta õnnistatud. Ja ühesõnaga võtsin siis selle uue testamendi ka lahti, viisin sinna, ütlesin, et kuulge, et ma ukraina keeles nii hästi ei loe peremaal, et äkki sina loed, eks ole. Loed selle, see on nagu selgitus, mis asi see on, ja siis ma võin õliga ja siis palvetame. Ja see muidugi see Valentin, see sugulane mul, see alkohoolik oli sellega täiesti nõus, istus seal, tunneb ennast alati süüdi seal, ja siis Tatjana ütleb, et mul ei ole nagu prille, et annab oma tütrele Irinale, et Irina, sina loe. Ja tema oli seal täitsa uus ja esimest korda nägin Irinat ja tema meest. Ja siis korraga see Irina loeb Uues Testamendis seda kirja kohta, täiesti vaikus hetk, kõik istuvad hästi püha olemisega või pühade nägudega seal ümber laua ja see vaikus ja kõik ja siis ta loeb seda piiblit seal ja korraga ma tajun, ma olen seda pilti varem näinud. Ja ma sain aru, see oli 5 aastat tagasi, kui Jumal andis mulle selle, ma nägin täpselt sama pilti, inimesed istuvad ümber laua, üks naine loeb piiblit ja siis me pärast palvetame ja me võitsimegi õliga seda tüüpi. Ma võitsin õliga teda, tegin otse ette risti, parema käe peale risti, nii nagu tehakse, eks ole, ja kuigi, eks ole, ma ei ole pastor, ja siis palvetasime, ma palvetan ukraina keeles ka, see on ka üks Jumala ime, millest ma kunagi tunnistan, ma ei osanud vene keeles palvetada ega midagi, täna ma jutlustan vene keeles, et ukraina keeles ja siis mitte pagovarju по-русски, ma размовляю по-украински. Näiteks, eks. Aga, ja siis sõidan ülejärgmine päev minema sealt, siis kui mina olin seal, siis ta katsus vältida, et minu ees nagu see Valentin, see sugulane, et ta viina ei joo, kuskil nurga taga ikka mingi pitsi tegi. Ma läksin minema, paar päeva läks mööda, siis helistab pereisa, Aleksander. Siim, õli töötab. Ma ei mõelnudki selle peale enam, et tead, Valentin läks kuhugi poodi, võttis viina, kõik oksendas välja nagu. Esimest korda sükst asja pole varem olnud. Ma mingi, päris hea, aga hea, tänu Jumal, hea tulemus on. Ja siis kõik unistavad, et ta saaks viina joomisest lahti. Ja siis, et Siim, sa pead tagasi tulema, võtta see õli kaasa. Ma ütlesin, et jaa, küll ma tulen, mingi 3 nädala pärast tulen, võtan kaasa. Ja siis nädala pärast helistab pereema, et Siim, nüüd on jama, et sa pead siia tulema, et nüüd on jama, jah, Valentin võeti sõjaväkke, et mobiliseerijad, kes tänaval püüavad inimesi, ta muidugi jooksis nende eest natuke ära seal, keegi ei taha seal sõjaväkke minna, et muidugi mugav, inglased, eestlased, eks ole, taanlased, me sakslased, kõik poolakad sõdime seal nende eest, et siis muidugi ukrainlastel pole vaja sõtta minna, et see on üks nali, aga ühesõnaga, ta võeti sõjaväkke ja tänase seisuga ta on olnud seal 2,5 kuud, täiesti kaine, keegi tunne ära teda. Roosad põsed, välja maganud, ilus nägu, kosunud. Ta on viinast vaba. Ta on Jeesus. Nii et Ukrainas Jumal teeb ka tööd. See oli minu tunnistus. Stopp. Ma kasutan ära võimalust praegu. Ma kasutan teid ära. Nii, me palvetame praegu Ukraina eest ja nende kohtade eest, kus Jumal ütles mulle, kuhu peavad sündima kogudused. Eks? Teile vastu.
nii et issand, me tuleme praegu sinu ette. Jumal, ma kasutan ära selle võimaluse ja ma tänan, Jumal, sind, et sa saad kinnitada ka minu südant nendes kohtades ja asjades, mis sa mu südamesse pannud palvetada. Et issand, et Ukrainas, et mul on tunne, et sa tahad teha palvekoosolekud ja kogudused Uherskosse, et sa tahad teha Lvivi, Petro tuubi kaudu suurima nelipühi koguduse. Jumal, me täname sind selle eest, et me usume, et sa oled võimatute asjade tegija, Jumal, nii me täname, Jumal, sind, et see on sinu jaoks võimalik. Nii et me õnnistame Petro tuubi, tema peret, ja sinna tuleb nelipühi kogudus Lvivi, üks suurim nelipühi kogudus. Jeesus, me õnnistame seda peret ja seda kogudust juba ette Jeesuse Kristuse nimel ja ühel päeval me saame öelda, et Jumal, meie olime alustala selle jaoks. Halleluuja, me täname Jumal sind. Isa, me õnnistame Sergeid ja Kaitat Kiievis ja me täname Jumal sind, et sa tahad Kiievisse teha nende kaudu algul palvekoosoleku ja pärast nelipühi koguduse. Nii et isa, me õnnistame Sergeid ja Kaita Nešinit, et nendest saavad ka ühed koguduse rajajad Kiievis, Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me täname sind, et sa tahad Striisse, Michal Jangi kaudu ja Ljubomir ja Halina Mihhailovitši kaudu tahad teha nelipühi koguduse. Isa, me õnnistame Strii linna ja me täname Jumal sind, et sinna tuleb Michal, Ljubomir ja Halina kaudu nelipühi kogudus. Nii et Jumal, me ülistame ja kiidame ja täname sind ja õnnistame issand ette juba seda koguduse teket sinna. Tänu Jumal sulle, et sina varustad, sina aitad ja teed kõik, mis vaja on, Jumal. See ei ole meist, vaid see on lihtsalt sinust. Jumal, ülistus ja kiitus kuulub sulle. Isa, me õnnistame Hmelnitski linna, kuhu tuleb Turu nelipühi kogudus. Ja tänu, et Sassa Lissartšuk ja Sassa Hmelnik saavad olema selle koguduse pastorid ja saavad juhatama seda kogudust. Tänu Jumal sulle, et seal saab olema vägev nelipühi kogudus Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me õnnistame neid vendi ja nende peresid ja nende kasvu Kristus sinus, Kristuses. Jumal, tänu sulle. Isa, me õnnistame Dunaevitsi linna ja tänavast sinna tuleb piiblikool ja nelipühi kirik. Õnnistame Inna ja Mikola Mihhailovitši, et nemad saavad juhtima ja Oleksandr ja Tatjana Poitšuk saavad ka juhtima seal Jeesuse nimel. Et neist saavad seal pastorid ja juhatajad ja tänu Jumal sulle, et sina aitad saada, et Dunaevitsi linnas tuleb piiblikool ja tuleb kogudus, nelipühi kogudus Jeesuse Kristuse nimel. Tänu issand sulle. Me õnnistame Tubinka küla ja täname, et sinna, et Valentin, see, kes viinast vabaks sai, et temast saab karjana seal koguduses, sealt saab olema kogudus ja tema vennad Ivan ja Mikola saavad seal teenima ja ülistama sind. Jumal, me ülistame ja kiidame sind, et seal saavad olema kogudused, palvelad ja me õnnistame issand neid juba ette Jeesuse Kristuse nimel. Täname issand sind, et me saame loota sinu peale, et sina teed võimast tööd Ukrainamaal ja õnnistad neid inimesi, tood neid välja põrgust, tood neid välja vaenlase käest ja paned seisma poja seisuse, nagu sa oled öelnud, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Aitäh teile. Saadame need ka ringi käima ja vist seega või? Andke lihtsalt edasi, ma arvan. Just andke edasi, jah. Nii, aitäh. Nii, ma siis loen ette teated. Tere ka kõigile. Ma loen ette teated ja siis ma võtan veel lühidalt kokku oma väikse sõnaosa, mis ma jagasin ka hiljuti noortele ja ma leian, et see sobib tänasesse, et ma lühidalt siis räägin ka teile natukene. Aga nädalkoguduses teisipäeviti siis siinsamas kirikus kella 7-9 on osadusgrupp. Kolmapäeval on kirikus palvehommik 10-12. Neljapäeval on palveõhtu, ka kirikus 19.00 kuni 21.00. Ja noorteõhtud, siis on nüüd see kuu on veel jäänud 24. oktoober. Ja pühapäeviti on ka, saab tulla varem kohale, palvehommik kell 10, saab hommikukohvi ja jumalateenistus algab siis kell 11. Nii, ja saadame siis ka tervitusi, täna on ju hästi palju inimesi meie seast on Lootusaeg festivalil, et saadame neile tervisi ja õnnistusi ja ka kes ei ole veel usus, et ka nemad leiaksid selle, saaksid valgustatud. Kiitus issandale. Nii, ja lisame siis veel juttu, et 2. november kella 5-7 on koguduse osadusõhtu. Nii, sellega vist on teadetega kõik. Aga nii, võtame siis ruttu kokku. Siin oli alguses jutt oli muretsemisest ja ma tunnen ennast täitsa ära, sest ma olen krooniline muretseja ja ma pean ikka iga päev ja mitu korda päevas endale meelde tuletama, et mul ei ole vaja muretseda. Ma pean usaldama Jumalat. Mul ei ole mitte midagi, ei ole luhta läinud ja ma ikka muretsen.
aga selles mõttes on hea, ma saan mitu korda päevas endale Jumala sõna meelde tuletada, et see ei lähe kaotsi. Nii, ja siin on ka palju usust teemasid olnud ja ka imedest, mis me ka just kuulsime. Ja minu teema oligi, et usus leiad imesid. Et kui sa usud, siis sa mitte ei ignoreeri reaalsust, vaid sa teadvustad tegelikult endale, et Jumala reaalsus on võimsam. Ja uskudes hirm kaob, lootus tõuseb ja kõik, mis muidu tundub võimatu, saab ju tegelikult olla ka võimalik. Ja uskudes sa teed ruumi pühale vaimule, et ta saaks sinu võimetest ja ka loogikast juhtida sind kaugemale. Ja kõik see võtab ka aega muidugi, et mõnikord võib tunduda, et ma ju usun, ma teen, aga et ei näe tulemusi, siis tegelikult see võtab aega. Et Jumal ei ole sind unustanud. Et kui me räägime niisugustest asjadest, siis näiteks, et Jeesus äratas Laatsaruse surnust üles peale 4. päeva, võiks öelda, et selleks ajaks on juba nagu, ei tule tulemust, aga tuleb. Või näiteks, et kui Mooses Egiptusest aitas põgeneda, lahutas Punase mere 2, täielik ime, ja ka see võttis aega, sest et tegelikult Jumalal on ju tegelikult võim, et ta võiks ju vaba, aga kõik võtab aega. Nii, mis me siis veel võtame imede kohta? Võtame ka imed, usus. Jeesus toidab suured rahvamassid mõne leivaga, mõne kalaga ja puhtalt sa usud ja kõik saavad toidetud. Ja piiblis ka näide Noa-laeva ehitamine, et tal ei olnud ju tegelikult märki veel, et tuleb suur uputus või midagi. Ta lihtsalt uskus, et tema peab ehitama. Ja ta uskus ja ta tegi seda kõik asja pärast. Nii, ja samamoodi, Jumal ei ole ka meid unustanud. Usaldame edasi, ootame. Ta loob meile teed ja õnnistab kõike seda väheska, mis meil on. Nii, ja ma nüüd võtan telefoni välja, sest et ma tahaks selle kohta lugeda kirja koha. Markuse 9:23. Nii, aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Lihtne, konkreetne. Ja see aitab siis päeva jooksul endale teha nii-öelda restarti, et jah, ma usun. Ja ka täitsa lihtsamad asjad, et kui me usume, me ei pane mitte lihtsalt Jumalat tegutsema, vaid me paneme ka märkama neid tegusid, mis on tegelikult juba tehtud, mis on olemas. Nii, võtame juurde Matteuse 19:26. Ja siia kohta ma räägin ka isiklikult natukene, et Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes. Ja see on selles mõttes jah, täitsa aus, et mul tuli siit ka kohe tunnistuse koht, ma just enne mõtlesin, et ei, mul pole midagi enam tunnistada, ei oska midagi tunnistada, aga näe, tärkas täna. Et koolis mul kipub olema niimoodi, et kodus on kõik õpitud sulaselge ja ma lähen kooli vastama ja täiesti tühjus, nagu kuidagi, kas tuleb ärevus sisse või lihtsalt pea on tühi. Ja tegingi matemaatika kontrolltööd ja õnneks sain 4. Ja mida ma teen? Kodus on kõik täiesti selge, ma ei saa ju rohkem õppida. Ja ei taha, ja tundub nagu imelik ka, et mul on vaja meelde jätta endal kõiksugu funktsioonituletiste rakendamised asjad, et hakka siis veel Jumala sõna, piibli kirjakohti ka veel meelde jätma, et siis ei ole matemaatikast mitte midagi enam järgi. Aga ma tegingi juurde, ma palvetasin selgust, ma pidasin meeles neid 2 sama kirja kohta, et ja
väga hea, ei olegi, see ei võta oma ajust tegelikult mahtu ära, vaid ta annab mahtu juurde, see uskumine, et 5+, no vägev, et parem kui ei mõttetühjus varasemalt, siis asendus puhta selgusega tänu issandale. Ja see ongi julgustus igasse päeva, sest et üldse usk Jumalasse ongi julgustus igasse päeva, sest et tema teab suuremat pilti, tema loob meile teed. Lihtsalt usume, järgime, leiame endale kirjakohad, mis viivad meid lõkke juurde tagasi. Et kõik on võimalik. Ja ma tahaks lõpetuseks veel lugeda ette Heebrealaste 11.6. No nii. Et mis natukene läheb siis ka juurde siia, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ja sealt edasi läheb ka see Noa jutt, et kuidas usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Usus oli Abraham kuulekas ja siit tuleb ka edasi veel kõike läbi usu. Nii, ma nüüd üritan mitte puterdama hakata. Ma palvetasin ka selle eest, et Jumal ja Püha Vaim juhendaksid meid täna siin siis sellel teenistusel, aitaksid meil voolavalt sellega hakkama saada. Aga palvetame usust, lootusest, läbimurretest. Issand, ma tänan sind, et me saame alati sinu peale loota, sind uskuda. Ma palun, et ka Lootuse aja festivalil inimesed, kes ei ole veel jõudnud sinuni, pole kuulda saanud sinu sõna või lihtsalt vajavad kinnitust veel sinu sõnast, et nad leiaksid selle, et nad saaksid, et nad usuksid, nad näeksid valgust, nad saaksid selguse. Issand, ma palun sind, tee imesid. Sütita lootust meisse kõigisse, et me saame sinu peale loota. Ja anna meile julgust, et me julgeksime sinu peale loota, et me ei peaks kõhklema. Issand, ma palun sind. Palun tee imesid. Sina oled võimeline läbimurreteks meie elus, muutma meie elu 180 kraadi hoopis teises suunas, paremuse poole, nagu sa oled ka teinud minuga, nagu sa teed paljudega ja teed veel paljudega. Issand, ma taotlen, et sa jätkuvalt ja üha rohkem teeksid oma sõna nähtavaks, aitaksid kõigil seda levitada ja selles elada julgelt, lootusrikkalt ja uskuda igas päevas. Issand, ma tänan sind. Aamen. Nii. Tänu Jumala, me oleme vist ajagraafikus ilusti. Ma lõpetan selle muretsemise jutuga. See on väga hea, et sa rääkisid muretsemisest uuesti nagu Viljo, väga vabandan, järgmine kord sa saad seda lehte kasutada. Et meil oli, ma eile muretsesin natukene see tänase koosoleku pärast. Ja siis kui ma kirjutasin noortegruppi, siis mitte keegi eriti ei reageerinud. Kaie kindlasti reageeris ja Levi ka. Levi pakkus välja, et võiks teha tunnistuste koosoleku. Kaie ütles, et pange mind ka kuhu iganes, et ma olen valmis, väga tublid ja ülejäänud ja siis kes see juhatab, kes see ohvrit võtab, hakkasin Veljot pushima siin niiviisi ja täielikult nagu muretsesin ja räägi Vaidaga läbi, et kumb teist ja trallilella. Tuleb välja, et ei ole nagu vaja midagi. Ja see muretseme, ma tahtsin jõuda selleni, et õpetussõnad räägivad hästi töökast inimesest, nii naisest kui mehest. Olete tähele pannud? Õpetussõnad 31 räägib hästi töökast naisest ja ülejäänud õpetussõnad räägib töökast inimesest või mehest. Et tee tööd ja
kes armastab und, see jääb vaeseks. Ma ühe korra hilinesin ma käisin ühes firmas tööl ja kogu aeg hilinesin 5 minti ja tead, mind ei pandud eriti vastutav kohale, sest ma kogu aeg hilinesin, siis see kirja koht hakkas mul tööle, et sa armastad und, mees, ja sa kaotad lõpuks selle ka ja ma kaotasin selle töökoha. Et see 5 minutit võib nii määrav olla. Kui Jeesus ütles, et vaadake linde, nad ei ketre ega koo, aga ometi Jumal hoolitseb nende eest, siis ta ei ütlenud, et ärge minge tööle nii nagu linnud. Ta ei räägi sealt, ütleb, ärge teie muretsege. Ja kogu aeg räägib muretsemisest. Tööle minge, aga ärge muretsege. Tehke tööd, sest terve õpetussõnad räägib laisast inimesest, kuidas ta paneb käe kaussi, aga ei viitsi suu juurde toitu panna. Teises kohas ütleb, et uks pöörleb oma hingedel laisk oma asemel ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja mina panin selle kokku, et Jeesus räägib, et vaadake linde, nad ei tee tööd. Ja ma ei saanud aru, et ta rääkis muretsemisest. Ärge muretsege, tehke tööd. Teie olete palju enam väärt kui need linnud, kes ei tee tööd ja ei muretse ja neil on kõik olemas. Ta nagu tõi näite, aga ta ei rääkinud, et teie ärge ka tehke tööd nagu tema. Ta ütles, ärge muretsege. Ja mina oma ajus panin kokku, usuelu on nii lahe, ma ei peagi tööd tegema, ma pean olema nagu linnud koksal. Täitsa lõpp, kuidas on võimalik Jumala sõnast aru saada, ma ei näe, et seal on kirjas muretsemisest, mitte laiskusest. Ma ei näe ühtegi laiska lindu tänapäeval. Mitte ühte ka. Jah, nad ei ketre ega koo, aga meeletult töökad. Ta räägib ketramisest ja kudumisest ja muretsemisest. Nii, aga võtame laulu veel, siis me kohvik on avatud ja saame veel juttu ajada ja osaduses olla. Võtame selle laulu, see on see Halleluja, see on hästi lihtne, on ju. Agnus Dei. Aga muideks üks lahe asi veel, et ma ära ei unusta. Leevi äkki kirjutab sinna chati niiviisi, et ma terve pool päeva tõlkisin ühte jutlust ja see läks kõik metsa. Ja siis ma nägin, millised on tegelikult noortejuhid. Nad tegelevad juba selle koosolekuga, aga mina oma muretsemisega ei näinud ega kuulnud midagi. Et vaata, ja Kaie kindlasti mõtles, vaata, ma tahan ka oma panus anda, ma tahan ka, Veljo, mina tahan ka oma panus anda. Gert kirjutab. Ma võin ka jagada midagi. Et selles mõttes väga tublid, väga vinge. Halleluja. Halleluja. Meie Issand valitseb. Halleluja. Halleluja. Meie Issand valitseb. Halleluja. Püha, püha, meie Issand kõikvõimas. Püha Issand on ta, kes vroonil. Püha, meie Issand kõikvõimas. Püha Issand on ta, kes troonil. Halleluja. Halleluja. Meie Issand valitseb. Halleluja. Halleluja.
meie issand valitseb. Halleluuja, püha, püha, meie issand kõikvõimas. Püha issand on ta, kes troonib. Püha, meie issand kõikvõimas. Püha issand on ta, kes troonib. Püha, meie issand kõikvõimas. Püha issand on ta, kes troonib. Tänu Jumalale. Ma ütlen õnnistussõnad veel teile kõigile kaasa. Issandame Jumala arm, Isa ja Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu teie kõikidega. Aamen.